videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios. Meie pidustused jätkuvad vaatamata sellele, et ei ole kuidagi pidi kerge. Aga suur tänu kõigile, kes Nõmme raadiot veel toetavad ja kavatsevad toetama jäädagi, kuni käru pole kummuli. Ilma teieta võib-olla oleks käru juba kummuli. Ei me ette tea, nagu ütleb laulusalm, kes sera, see oli Doris Day lauldud Hitchcocki õudusfilmile. Ja Doris Day kangesti kakles omal ajal Hitchcockiga, et see on ju laste laul loll nagu, vastavalt fantaasiale mõelge ise. Ja siis, kui ta seda filmis nägi, siis olla Doris Day'l endal ka ihukarvad hakanud püsti tõusma. See oli ikka nii koledasti prohvetlik. Aga avanti popolo, täna stuudios taas ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev, eks-riigikogulane, kes võib naerul sui öelda teile samasuguseid asju nagu kes sera ja nii edasi. Viktor, mis ilmamaal uut? Ilmamaal ei ole mitte midagi uut, et vaaraude aegadest peale kõik toimub samamoodi nagu ta ikka toimus, et vaarao käsul orjad ehitavad püramiide nimeks Rail Baltic, rahvalt kooritakse maksusid järjest rohkem ja rohkem, kuskil käivad sõjad, keegi teenib sõdade käigus roppu raha ja nii kaua, kuni seda raha teenitakse, pole mingit põhjust seda lõpetada. Nii need maailma asjad käivad. Aga Viktor, mida kuradit on tühjaks põletatud planeedil teha nii nimetatud rahaga, mida sa näed ainult siis, kui juhtumisi elektrit on, kui sul ei ole just, ma ei tea, mingisugust imeaparaati, mis su läpaka ekraanile su miljardid manab. Mida sellega teha on ja mille poolest see nüüd võiks ka lihtsurelikule hea olla? Jah, lihtsurelikule on hea see, kui tal mingi poolik supitaldrik laua peal on ja olgu rõõmus selle üle, aga maa tuleb tühjaks põletada selleks, et selle maa peale saaks uuesti igasugust taristut ehitada, millega siis ehitusfirmad, projekteerimisfirmad, juhtimisfirmad, konsultatsioonifirmad teenivad roppu raha, aga selleks tuleb kõigepealt maa tühjaks põletada. Ja see raha muudku koguneb teatud suurtesse hunnikutesse ja mõned hunnikud saavad kohe nii suured, et raha kaotab lihtsalt igasuguse väärtuse, sest kui mingisugusel Elon Muskil või tema kantimehel on mingid 100 miljardid koos selle rahaga, ei ole tal tegelikult mitte midagi peale hakata, ta võib endale osta 200 Boeingu lennukit, eks ole, mis ta nendega pihta hakkab nendega malet mängima üle maakera või ma ei kujuta hästi ette, tal ei ole sellega tõesti midagi peale hakata, aga raha hakkab siis teda ennast orjastama, sest õnnetukene ei saa öösel magada, ikka mõtleb selle peale, kuidas kohu see nüüd paigutada, et veel protsendikese teeniks, et saaks teist veel ja veel rohkem. Ja inflatsioon läheb paksuks kui kurivaim. See muide, mida sa kirjeldasid praegu, see oli see, ajaloost me teame mingisuguseid näiteid ju alepõllundusest, et kõigepealt võetakse mets maha, juuritakse kännud, seda teeb muidugi hästi väärt massin, siis tema künnab, külva, päästab, niidab, peksab, jahvatab, küpsetab, sööb ise ära ja läheb järgmise platsi peale. Jah, aga tühja platsi peale võib siis roppu raha eest vistutada mingeid kuusehistikuid või mida iganes ja siis oodata veel 40 aastat, millal sinna mets kasvab, mille saaks uuesti maha raiuda, maha põletada, kännud välja juurida ja kõige selle ees raha sisse kasseerida. Ja seda sa ütled sihukese kuradi naeratusega, et tead, ei, seda küll, aga nagu raha liigub, eks oleks seda siia-sinna pudeneb ja keegi maksab ka maksusid mingil määral ja maksud laekuvad ju ka pensionifondi ja mina saan sellest pensionit.
Jah, sul veab. No terakesi pudeneb. Jah, vaata, me liigume tahes-tahtmata. Tead, terakesi pudeneb, kanad nokivad ja on õnnelikud nii kaua, kuni lähevad supiks. Sul on jumalast õigus ja pime kana leiab ka tera, eks ole. Ükskord kindlasti. Nii, aga jõudkem nüüd siis õuduste õuduse juurde. Meie maal on tarku palju. Oli üks teos kunagi pärast tarku palju ja nii edasi. Meil ka tekib tarku kimpude viisi, karjade kaupa ja nii edasi. Teeme erakorralised valimised. Hüva, suur hulk häid inimesi, ma usun, et nad on head inimesed südames ja ka tegudes, on petitsioonile alla kirjutanud, et pai valitsus, palun las me teeme erakorralised valimised. Petitsioon on ju kõigest palvekiri. Mitte, et ma õhutaksin või kui eestlane või muul viisil. Aga nüüd ongi küsimus. Me võime ju teha, et nõuda, et meile tehtaks erakorralised valimised, kus me saame parteide valitud kandidaatide poolt taas hääletada. Me võime ka hääletada, ma ei tea, kui palju presidendikandidaate tuleks, kui oleks otsevalimised. Tõenäoliselt on, et iga Mõmmküla paneb oma kandidaadi välja ja siis läheb üks 100 kestev tarvirarara lahti. Mis kasu võiks olla erakorralistest valimistest? Hea küll, me võime unistada, et siis see partei kaob kutkuri või muide, ka Toivo Tootsen kirjutas loo, mille peale mind, kui ma umbes sama veitsin peaaegu, et Rõuge vallamajast 20 aastat tagasi välja visati, ma ütlesin, et parteid on kuritahtlikud või kuritegelikud ühendused ja Eesti ei jõua parteisid üleval pidada, seega tuleb nad likvideerida. Jah, no siis on meil valikud, kas kaheparteisüsteem või üheparteisüsteem või parteitusüsteem. Kui on parteitusüsteem, siis tekib kindla peale mingisugune koorekiht või õieti lainevaht, mis nimetab ennast parteiks ei tohi, no siis annab endale mingi muu nimetuse ja ikkagi hakkab parteid mängima. Aga nüüd, mis puudutab mingeid erakorralisi valimisi, valimised on pokkerimäng ja kui mängitakse pokkerit, siis on kindla peale paar tegelast, kes oskavad pokkerit mängida, kes alati võidavad, ülejäänud on need, kes alati kaotavad, kuid nii need oskajad pokkerimängijad kui ka mannetud kaotajad on alati huvitatud sellest, et oleks võimalikult kiiresti uus kaardi jagamine, järsku siis veab. Erakorraline kaardi jagamine. Mida tihedamini kaarte jagatakse, seda rohkem ühed võidavad ja teised kaotavad. Aga nüüd, mis puudutab mingit projektiparteide kadumist, nagu Eesti 200 on ennegi projektiparteisid olnud, nad on üheks nii-öelda hooajaks, 4 aastaks täidavad oma rolli ehk korjavad prügihääli ja pärast neid enam ei ole enam vaja, lähevad ajaloo prügikasti. No ta läheks nagunii ajaloo prügikasti. No erakorralistega siis ütleme aastakes või 2 aastakest varem. Ega suurt vahet pole, sest tegelikult poliitiline nii-öelda protsess, millel pole ei algust ega lõppu. Algust me peame otsima piiblist, eks ole, lõpp on aegade pimeduses, me ei tea. Aga kas toimub neid kaardipakki jagamisi tihedamini või harvemini, ega sulle peremees mingit vahet ei ole. Sina maksad oma maksusid, nii nagu käsk on, lähed, no kas nüüd valimiskasti juurde või oma arvuti juurde või telefonis seal midagi klikid, toimetad oma hääletamise ära, aga sinu jaoks peremees ei ole need mitte valimised, sest sind ei valita. Sinu jaoks on need hääletamised, sina annad oma hääle, see on sinu kodaniku õigus, kodaniku kohustus ja pärast sul uhke tunne, sa oled täitnud oma kohuse selle osalusdemokraatia ees. No jah, praegu saab veel E-ga ja M-iga ka varsti hääletada, eks ole. Aga samas
ütle mulle, Viktor, ausalt, mitu korda selle aja jooksul, mis sa oled olnud ninapidi poliitikas, on ilmunud mingisugune grupp seltsimehi, kelle eesotsas seisab kõige seltsimehem ja nad kõik hõiskavad, meie teame lahendusi. Ei, seda küll, aga oi, seda on pidevalt ja kogu aeg ja iga partei karjub, et tema teab lahendusi, iga valimisliit karjub, et tema teab lahendusi ja see, ütleme, mingi pisemat sorti poliitik, keda otsustamistasandile ei võeta, et tema kuskil koridori nurgast karjub ka, et mina tean lahendusi, aga millegipärast keegi mind ei kuule. Jah. Jaa, aga kuule ka 2 külameest kuskil seal sauna ees pingil, see suur hõllepalloon käes. Nad lahendavad seda. Ja muidugi nemad teavad ka lahendusi, jah, nad parandavad maailma. Vaata, Mikus Meus, siin ongi see probleem. Ütleme, ma võtan sinu erialalt. Kirurg võtab skalpelli kätte ja ütleb, mina tean lahendusi. Aga millele? Mida üritatakse lahendada? Kirurg vastavalt oma skalpellile, mingisugune, ma ei tea, proktoloog vastavalt oma jõllile, aga mida lahendatakse? Jah, no tegelikult peaks lahendama seda, mis nagu valutab, eks ole, on see punn tagumikus või otsa ees, ainult et meediku ja poliitiku vahe on selles, et kui mina olen kopsuarst, eks ole, no siis mina ei roni näppupidi günekoloogiasse teps mitte, sest see ei ole minu eriala, ma ei tea, ma ei oska, ma ei hakka seal surkima, aga poliitikud, need pistavad oma näppu absoluutselt igale poole, täiesti süüdimatult ja tõelises usus, et nad teavad ja oskavad kõike, aga nad ostavad hääletamise teel ja ongi niimoodi, et tulevad kokku proktoloog, günekoloog, stomatoloog, oftalmoloog ja hääletavad, mis selle hemoroidiga peale hakata. Ja see võib olla väga huvitav lähenemine, sest kes tahab lõigata, kes tahab vaadata, kes tahab määrida, kes tahab lihtsalt käega lüüa, aga nojah, seda sa ütlesid muidugi väga ilusti. See on kohe nagu Kärna-Ärni omavahel, et meil on hulk universaalnahaalministreid, kes sobivad igale poole. Muide, sinu, kuidas seda elukat nüüd võiks nimetada, ekskolleeg või Frau Joller. Ja. Tema ju oma, no ma tahan väga uskuda, et see oli lapsus lingua, et lihtsalt keelevääratus. Tema pani võrdusmärgi rahva ja Riigikogu vahele. Seda otsustab rahvas ehk Riigikogu, mis on muidugi õige, aga mis on ka põhiseaduse vastane, sest põhiseadus ütleb, et Vox populi vox dei, meil ei ole esindusdemokraatiat, meil on demokraatia, mis nagu me näeme, on juba kole küll. Seda küll, no jah, rahvas on kõrgeim võimukandja, aga siiski rahvas oma seast valib, ma ei tea, kas need paremad, no need, kes kõige kõvemini karjuvad, need valib siis esindatavatsesse kogudesse, nemad siis esindades rahvas, millegipärast võtavad need seadused, mille peale rahvas hakkab nagu kukalt kratsima. Aga doktor Joller, ei, ta on väga hea arst, tõepoolest väga hea arst, eks ole, mis ta poliitikuna on, seda ma ei oska öelda, aga kuna ta on veel nooruke värske poliitik, eks ole, no ta võib ka natukene keelevääratusi sisse lasta oma kõnedesse, juhtub jah, no mis parata, sest poliitik, jällegi vaata, arstil peab olema diplom, ta peab õppima, eks ole, peab tõestama oma teadmisi, poliitik, ta ei pea õppima mitte midagi, tal pole mitte mingeid kvalifikatsiooni nõudeid, tal ei ole isegi mitte tervisekontrolli, teda ei saadeta enne Riigikogusse minekut isegi mitte psühhiaatri juurde kontrollima, et kas ikka võib teda lasta sinna punase rohelise nupu juurde. Ta võib värvipime ka olla, keegi ei kontrolli. Ja. Selle skalpelliga meediku ja poliitiku vahe on
päris väike. No muidugi ka teised meedikud võivad siia hulka minna. Nimelt meedik, meditsiinitöötaja võib kinni ka minna, aga poliitik astub tagasi, kõrvale ja edasi. Ja veel kõrgemale. Ja see trepiaste tuleb ka igal juhul sisse. Ja seda nimetatakse vastutuse võtmiseks. Minister võtab vastutuse ja läheb teise ministeeriumi ette otsa. Ja ma ka võtsin vastutuse või noh, hea küll. Lõõpida võib niipidi või teistpidi, aga... Mina võin, sest ma olen poliitika nii-öelda päris kõrgel tasandil olnud ja lausa 12 aastat hausalt ära istunud. Ma tean küll, mis seal toimub. No mina võin ka, mind tituleeritakse ikka ju ekskoomikuks, kes tuletab näiteks sinuga saates noorusaegasid meelde või jah, umbes nii. Aga olukord on suhteliselt ränk. Sest kui me ei tea, mida me tahame lahendada, mida me siis teeme, võtame kõige suurema kisakõri ja tema loosungi ja arvame, et me, kui me ta upitame näiteks peaministriks, kas me siis arvame, tähendab rahva hulgad, kes on kokku tulnud, et tema poolt hääletada, kas nad 4 aastat arvavad, et issand, kui ilus isend ja kui kena loosung ja kui sitt on elada. Kuule, me oleme küll näinud ministreid, kes on sattunud sinna ministri pehmesse tooli. Kas nüüd rahvas või jumal või ma ei tea, kes on andnud ameti ja rahvas või jumal või ma ei tea, kes on andnud siis ka mõistuse. Aga nii kui jumal võtab selle ameti ükskord ära, siis küsib ka mõistuse tagasi. Ja pärast vaatad seda endist ministrit, nüüd jummalõkkene, kuidas ta võis sinna sattuda. Jummalõkkene, kuidas ta võis sinna sattuda. That is the question, kui meenutada Shakespeare'i omletti. Ja. Umbes niimoodi ta oli. Ja ta hoidis, omlett ei, see hetk ta hoidiski kellegi kolpa käes. Ei, sel hetkel ta ei hoidnud, see oli see vaene joorik, ma tundsin teda hästi, nüüd siin ta ongi. No jah, eks see tempora mutantur ei ole midagi parata ja eks meiegi... Et nos mutamur in illis. Jaa, püüdlikult kohe. Aga mis ilusaid ilmastikunähtusi sa veel oled näinud? Mina panin muide tähele, et sellest on 20 päeva möödas, kui mina siin kraaksusin kurja kaela ja näed, eile juba ühes väljaandes ilmutati, et Venemaa tahab ära võtta Suwalki koridori, selle mõõtu ma ka tean, see on kuskil 65 kilomeetrit ja siis saab Venemaa ühineda oma Kaliningradi nimelise kolooniaga, neiupõlve nimega Königsberg. No see on muidugi läbi Valgevene jälle täpselt nii nagu kui Ameerika tahab Alaskat, siis see on küll läbi Kanada, aga sanktsioonid eesti keeli siis pigistame mune. Jah, Putin ehk punkrivana, kuidas teda uusias Venemaal kutsutakse, bunker, ei tea, punkrivana. Ta võib ju oma märgades unenägudes näha, et Vene lipp lehvib Alaska kohal ja miks mitte Gröönimaa, mida iganes kõik, eks ole. Aga olen minagi siin näinud igasugu vahvaid klipikesi, mis on Venemaal tooletud ja surfad natuke YouTubes ja saadki kätte asja, mis peaks olema Eesti elanikele vaatamiseks keelatud ja seal on siis Venemaa nii-öelda narratiiv või kuidas nüüd öelda plaan või teave selle kohta, et Narva elanikud kõik vaatavad igatsusega Ivangorodi poole ja sõimavad seda, et nüüd ehitatakse mingi baas Narva alla, kus saab siis olema lausa 200 sõdurit ja nendel on siis Korea iseliikuvad kahurid, mida iganes kõike ja nad plaanivad mööda Narva silda minna kallale Venemaale. Venemaa ootab Eesti peale tungi. Amikus nõus. Vaata, eesti keeles saab paljusid sõnu ja ütlemisi väljendeid lühendada. Kas või läbi selle, et kui ma ütlen, et this is the question, siis sina tead juba
eelmist rida ja järgmist rida ja enam-vähem kohta, kus see toimus ja juba tuleb sul pähe ka võltsing, et küllap tal oli kolp käes, aga ei olnud selle koha peal. Miks me ei võiks? Vaata see narratiiv, see on nagu tead, kohati nagu see lõpuosa viitab mingisugusele kestvale olevikule, aga aitab võib-olla sõnast narr. ja sellepärast narratiiv on tegelikult see tähendab muinasjuttu, milles keegi elab aga no muidugi sõna narratiiv, no mõeldakse ka välja igasugu uusi sõnu, minu jaoks narratiiv, see meenutab mingisugust diagnoosi, mingit väga rõvedat ja sügelevat haigust. Jaa, umbes niimoodi ta on, sest see topelt-i seal, see tõepoolest narratiiv, eks ole, mingisugune iit, mida raviti vanasti mingisuguse iin nimelise lõpuga. Ega sinu siit ja kiniiniga. ja, aga vaata kogu selle narratiivsuse ja selle ilusa teema juures, mida sa niimoodi näpuga näppisid, et natukene vaatad seal Google'is ringi ja saad kätte niisuguse kuldse võltsingu, niisuguse säravat tillist tõmbamise, et ohohoho, kui tükk maad kõrgemalt Beethovenit meenutada. Jah, no eks kunstintellekt ehk tehisaru, see oskab kokku panna mida iganes igasugustest suud liiguvatest peadest ja vastavatest helidest, nii et vanasti pandi karu tantsima, nüüd pannakse poliitik, näitleja, kes iganes inimene rääkima lollusi ja tehakse seda täiesti usutavalt. Selle kunstintellekti pildi kokkupanekute esimesed katsetused hakkasid mu silma häirima juba aastat 10 või enam tagasi, sest tead, see timmimine, et sa vaatad nüüd mingit asja ühe nurga all, see on taust ja siis võtad kellegi ja see satub natuke teise nurga alla ja juba on kerge vääne sees. Ja sellega kõike seda andis teha juba väga ammu, sellepärast, et mis need multikad muud on. Ja mingi joonistatud tegelane liigutab suude ja tuleb välja täiesti artikuleeritud kõne nagu plastiliinist vanamees. No see oli 20. või 30. aastad, kui Stalini kõrvalt fotol kaotati isend ära. Ma tean, kui ränk töö see on. Mustvalgel fotol keegi ära kaotada. Käsitsi iga kaadri pealt eraldi tuli kraapida. See on iga kaadri pealt eraldi, aga ma räägin praegu konkreetsest fotost jõe ääres. Ja konkreetsest fotost aga vot filmi lindi pealt, see on veel keerulisem. Iga kaader eraldi maha kraapida, kusjuures Zinovjev ja Kamenev mõlemad. No jah. Kes siis ja mitte ainult sealt, minu ema mäletas ja rääkis mulle, kuidas entsüklopeediad korjati kokku, kusjuures kodudest korjati kokku, kusjuures oli teada, milline inimene millisest raamatupoest kunagi entsüklopeedia ostis, korjati ära 2 nädalaks ja pärast toodi tagasi ja mõned leheküljed olid välja vahetatud. Ja sa vaata, mida tehti mitte digitaalselt, vaid analoogmeetodiga. Täiesti käsitsi. Täiesti käsitsi. Aga praegu ma näen ühte, mis ma praegu näen, ma nägin seda tükk aega tagasi juba, ühte ränka ohtu. Esimene pilootprojekt nii-öelda oli sügaval nõukogude ajal, ma vist õppisin siis alles keskkoolis, kui korraga tuli välja, et kõigile keskharidus. Ja mis mõte mul pähe tuli? Tuli pähe see, et see ei ole mitte haridustaseme tõstmine, vaid nivelleerimine. Täna toimub sama tehisaruga. Lapsed, õppige ära, mis tehisaru teile ütleb. Aga tehisaru, see on tavaline ühendatud anumad või väiksem
väikseim ühiskordne või mis termineid füüsikast, matemaatikast tõenäoliselt mujaltki me võime võtta. Tehisaru. Kui me ka tuliselt siin herr doktor Viktor Vassiljeviga vaidleksime nii, et karvatustid lendavad ja mikrofonid röögatustest umbe lähevad, siis tehisaru võtab selle kraaksumise, karjumise, erilise eksalteerituse, sulatab ühte ja annab sulle keskmise, mis minu meelest on tõenäoliselt oleks peaaegu. Tegelikult tehisaru oma tahtsi ei hakka mitte iialgi raiskama oma väärtuslikku aega ja elektrienergiat selle peale, et kuulata meie pajatusi, vaid tehisaru täidab käsku ehk prompti. Keegi peab talle andma käsu, et kuula nüüd ära näiteks 3 Nõmme raadioklippi ja otsi sealt midagi välja, aga tuleb väga konkreetselt öelda, mida ta sealt peab otsima. Ja küll ta siis otsibki välja, sest tehisaru ei ole mitte midagi muud kui väga võimas arvutamismassin. Seda on, aga ma ütlen sulle, ai. Eile hommikul või oli see üleeile õhtul, no millalgi hiljuti, lugesin mina, et alates maikuu lõpust hakkab tehisaru uurima sinu harjumisi ja sinu mõtlemisi, sina hakkad sellega arendama tehisaru seega. Tehisaru teab, kuidas ta peab meie omavahelise vaidluse sellele isendile serveerima ja kuidas sellele teisele. Peaasi, et nad tülli lähevad. Ja muidugi aga vastava käsu keegi talle andis, sest tehisaru ise oma tahtsi ei hakka ühtegi liigutust tegema. Tehisaru, see on riist. See on tööriist, samasugune nagu kirves. Kui sul on kuskil koridoris või kuuris on kirves, ega kirves ei tule sealt välja ja hakka oma tahtsi vehkima. Ei, kirvega sa võid ehitada maja, lõhkuda puid, naabrimehe maha lüüa, eks ole, aga see sõltub sinu enda tahtest. Kirves ilma sinu tahteta ei hakka mitte midagi tegema ja täpselt samamoodi tehisaru, kui talle käsku ei anta, ta magab. Auto sõidab otsa, lusikas teeb paksuks ja nii edasi. Vaat just, auto ei ole milleski süüdi ja lusikas ei ole mitte milleski süüdi. Isegi aatompomm ei ole mitte milleski süüdi. Kuigi ta võrdsustab. Tasandab ma isegi. Kaotab erinevuse maa ja linna vahel. Jube, aga me jõuame ikkagi sinna, et tahad või ei taha. Inimkond jaguneb ja isegi mitte 80-20, vaid ütleme 5-95 niisuguse proportsiooniga ja see kõik sõltub sellest, kas sa mõtled oma soo iharaid või mõtled lolle, sest oma soo iharaid on tegelikult 3%, aga kui kaasa arvata need, kes on nagu kiibitsejad, siis neid võib olla ka kuni 10%, aga lolle on 7%. Vaata, nad võivad olla ükskõik mille iharad, aga kes neile annab, see on see sama, mis, et poiss, kes seisis loomaaias nõukaajal ja loeb, et see elevant võib ära süüa korraga 20 kilo banaane, 10 kilo kõrvitsat, 5 kilo hapukapsast või värsket kapsast. Ja ta küsib, see kojamees niimoodi läheb oma luuaga, et onu, kas ta tõesti sööb selle kõik ära? No banaan oli haruldus ja nii edasi. Ja kojamees lihtsalt siirama, ei sööks küll, muidugi test talle annab. Ja võt sama asi on meil siin ka. Eile juhtumisi vaatasin killukest niisuguse õilsa filmi nagu Näljamängud algusest, kus oli omalaadne kastiühiskond, kus juures iga kast kandis oma värvitoonis riideid, oli kohe teada, kes on lihtinimene, kes on teadlane, kes on midagi muud ja sealt kastides siis noori valiti oma
kohta leidma. Peale selle oli veel terve kari kodutuid, kes sõid prügikastist ja nii edasi. See võib olla muidugi Hollywoodi fantaasia, aga see võib olla ka, et kurat teda võtaks narratiiv. Ei on see fantaasia midagi, tegelikult see ongi inimeste ühiskond, aga ta on tehtud hästi nagu pulkadeks võetud ja tehtud, et loll ka saaks aru. Tegelikult kõik need asjad toimivad ja toimivadki, et enamik ongi need, kes söövad prügikastis, mitte päris prügikastis, aga ülekantud mõttes elavad peast suhu, eks ole. Ja me kõik oleme kastidesse jaotatud, aga no selleks me ei pea nüüd igaüks eri värvi riideid kandma, see nii lihtne ka ei ole, pead natuke ära vaeva nägema, et ära mõistatada, et kes on siis poliitik, kes on mingi keskastme juht, eks ole, kes lihtsalt autojuht, aga põhimõtteliselt see oli lihtsalt puust ja punaseks ette tehtud täiesti tavaline inimeste ühiskond. Täiesti tavaline inimeste ühiskond, ainult et tõesti puust ja punaseks. Üle võlli võimendatud. Ja noh, iseenesest see on ju loomulik, näiteks kui lapsevanemad on mitmendat põlve viiuldajad, siis on selge, et lapsukene ka hakkab ju matkima seda, kuidas tegelikult elatakse ja loomulikult ei otsida enda kõrvale traktoristi, vaid ikka viiuldajat ja niimoodi need. Nojah, ja kui pannakse väevõimuga see lapsukene traktoristiks, no temast kunagi saab väga vilets traktorist. No eks ta kibestunud sihukene ole ja ei tea, inimese vaimsed võimed, tema psüühika, see on imeline asi, sellest ei ole võimalik kunagi päriselt aru saada. Aga et traktoristiks saaks kunagi hea viiulda, vaat seda pole küll näinud. Tšort nii šutid, mingisugune tõenäosus ikka on. Aga demokraatlikus ühiskonnas on kõik võimalik. Jah, demokraatlikus hääletatakse, vat see on hea ja õige viiuldaja ja see Jehudi Menuhin, et akkurat kõngeks, kui ta surnud juba ei ole, teda ei tohi enam eetrisse lasta. No ja kui köögitüdruk võib juhtida riiki, eks ole, või ta kassaneia, miks ei või traktorist viiulit mängida? No, me võime tegelikult suvalises inimeses esile kutsuda ja kinnistada konkreetsed tingitud refleksid ja ta hakkab seda tegema ja ma kardan, et praegusel juhul see protsess meil käib, sest me tahame olla nagu, meie meditsiin peab olema nagu seal riigis, meie haridus peab olema nagu teises riigis, aga need kaks ei monteeru. Ja ta on kõik nagu, ta ei ole see, ta on nagu. Kujutame ette, no mul on sinu poole vaadates muidugi kergem ette kujutada, et siia ruumi astub praegu keegi, kelle jaoks sa oled iidol ja kes näeb välja, on häälelt ja paljudelt omadustelt nagu herr doktor Viktor Vassiljev. Mis sa selle peale teeksid? Mina ütleksin viisakalt tere ja siis mõtleksin, mis teha. Ega ma ei oska niimoodi ette öelda. Ja, aga kui mina ise tulen ise endale vastu, eks ole, no siis ma ise ei hakkaks ennast ravima, vaid ma otsiks abi spetsialistilt. Ja ma kardan, et sellest olukorrast eelistaksid, kui sa tuled ise endale vastu, eelistaksid sa lahkuda ja muide ilmselt see teine ka. Ja, täpselt. Sest laivis kokku saada. Tead, mul ongi siuke kahtlane tunne, et ilmselt mina ja see teine mina, me olemegi täiesti teadlikult üksteisest võimalikult kaugele hoidnud. Jah, kuigi igal inimesel pidavat olema, ma ei tea, 5-6 teisikut kaunikesti sarnast siin planeedil. See on väga ohtlik, sellepärast, et kui nad kõik kokku saavad, nad hakkavad oma saatust otsustama hääletamise teel. Demokraatia. Õudne. See ma tsiteerisin praegu Hitchcocki. Ei ole midagi parata, jah. Aga nagusid
ei saa ju elujõuliseks tervikuks siduda. Peale selle praegu on hakanud tulema ka arvamused, mõttekillud, et meil on ühiskonnaga pahasti. Näe, isegi presidendi kantselei tegi küsitluse ja tuleb välja, et ennast Eesti ühiskonnaga seotuks peab kõigest oli vist 50 midagi protsenti küsitletutest, aga paar aastat tagasi olevat see olnud 79, praegu vist 51 või? Küsitlused on väga toredad asjad, et kunagi korraldati elanikkonna seas, ma ei tea, kuidas see valim tehti, aga küsitlus, kuidas ta on rahul tollase haigekassa tegevusega, nüüd on tervisekassa, muidugi nüüd on asjad tunduvalt paremad, eks ole. Ja siis tuli välja, et 70% nendest, kes olid tervisekassa tegevusega absoluutselt rahul, olid need, kes viimase aasta jooksul polnud kunagi arsti juures käinud. Täiesti veenem või need, kes olid päranduse saanud? Nagu, nad olid nagu rahul, aga nagu on väga huvitav värk, sellepärast, et kui meil on nagu riik ja nagu valitsus ja nagu rahvas, kes nagu elaks, siis see on nagu demokraatia, tegelikult see on nagu elu. Tohter astub palatisse, vaatab voodi poole ja nagu elaks. Kuidas me seda peaksime tõlgendama? Ma usun, et isegi enamus kuulajatest, vaatajatest sai aru, mida tähendab see nagu elaks seal. Nagu elaks, vaata, ta ongi nagu elaks, nagu tunneks midagi, nagu oleks veel lootust, aga üks asi on absoluutselt raudpolt kindel ilma mingi naguta. Kuni ta veel elab, tervisekassa maksab tema eest. Kui ta on juba surnud, maksab ainult ühe korra lahangu eest. Rohkem ei maksa. Ja sellepärast vist patoanatoome hoitakse kaunikesti hellasti, et nad teeksid oma tööd rahulikult või... Ja, et patsient ei tõmbleks ja jumala pärast kaebuste kirjutaks. Jah, raske juhtum. Me saame julmalt, võib-olla mõnel läks koguni süda pahaks, võrrelda elunähtusi lihtsustatud varianti, nagu selle kohta võiks öelda mudelitega. No muidugi, kui meil kõige hullem on see, et meie see hariduse värk ei ole mitte nagu, vaid ta on mudel. Ja mul on mõnikord siuke tunne, et terve see Eesti riik ongi mudel, keegi on pannud selle väikse mudeli kokku, eks ole, nagu mänguveduri, mänguraudteel ja mängib sellega. Nii et mudeliks, aga kui on lennukimudel, tankimudel, rongimudel, väikse inimese mudel, pisike robot või üles keeratav mänguasi, see on päris lahe vaadata, aga on siuke termin nagu kasulik mudel. Kui sa tahad patenteerida mingit asja, pead tegema kasuliku mudeli, nii palju kui mina olen neid näinud, nad on absoluutselt kasutud. Et mingi liikuvate osadega mehhanismus, mis toodab näiteks nii palju elektrit, et mingi pisikene tasku lambipirnikene läheb põlema. Kus täis kasulik on? Ja samas juppe maailm. Ja aga võib-olla selles ongi kasu, et kui mida rohkem juppe kokku pannakse, seda rohkem teenivad need tehased, mis juppe toodavad ja kui on suured tehased ja juppe läheb hästi palju, siis üsna tõenäoliselt paikneb see tehas Hiinas. Seda ka, aga vaata see, mida sa oled siin mitu korda rääkinud, see näiks see päris õige olevat, et ega me ei saa bürokraatiat vähendada ja ametnikke tööta jätta, sest nad, vähemalt osa neist on sunnitud minema kuritegelikule teele ja seega, vaat selle ütles tähendamissõnana välja ju
Vladimir Võssotski, et начинаем бег на месте. Alustame paigal jooksu. Ametnikke olevat kuskil 28-29 000, no ütleme, et 30 000, eks ole. Eestis, kui nad nüüd kõik ära koondada, siis tuleb väga kopsakaid koondumistasusid, maksta seal poole aasta palka ja nii edasi. Siis ega nad ei lähe kraave kaevama, nad ei oska. Nad lähevad tööbörsile, tuleb jällegi nendele maksta. Siis mõned nendest suurest näljast lähevad pahale teele, siis tuleb nad betooni peale panna ja vangimajas selle vangi ülalpidamine maksab muuseas sama palju kui ühe keskmise ametniku palk, kus juures see vang maksusid ei maksa, ametnik maksis maksusid, aga vang saab tasuta hambaravi. Nii et kokkuhoidu pole mitte mingisugust. Probleem on ainult selles, kas need ametnikud, nad muuseas, nad töötavad tegelikult palehigis, aga kas nad teevad seda tööd, mis on meile vajalik või tegelevad seal sellega, millega nemad seal tegelevad. Ehk siis sisuliselt asendustegevused. Nad mõtlevad seda endale ise välja, sellepärast, et nad istuvad pikkadel koosolekutel, joonistavad PowerPointis ilusaid praegsuvaid pilte, näitavad üksteisele oma tublisid saavutusi ja mõtlevad välja, kuidas teha järgmine arengukava, kus saaks juurde keevitada rakenduskavad ja teha veel mitu head koosolekut. Ja nad teevad seda tööd pühendamusega, nad teevad üle tunde, istuvad teinekord hilisööni, nad teevad ja teevad ja teevad seda. Ühesõnaga nad põlevad raugematustöö vaimustuses, aga... aga neil hakkab see asi meeldima, sellepärast, et see on nagu šokolaadi söömine, see on sõltuvus. Ja see on nagu alkohol, see on nagu kanep, see ongi sõltuvus. Nagu markide korjamine, hea küll. No markide korjamine on enam-vähem tervislik nii kaua, kuni sa ei leia kuskilt selle kuulsa Black Penny, eks ole, mis maksab 2 miljonit ja mille eest sind maha lüüakse. Ja, see võib viia suure hulga inimesi vähemalt mõtetes kuritegelikule teele. Aga kui me kujutaksime ette, et Eesti riigis jääb korraga tööta sissetulekuta. Ei, need on 2 eri asja, tööta ja sissetulekuta. Need on väga erinevad asjad. Need töötu abirahad, nendega toimub ka praegu mingisugune kuradi siilide paaritumine, keegi ei saa aru, mis seal toimub õieti. Aga kui nad on, ütleme, vanuse vahemikus 30 kuni 35, seega välja kujunenud harjumustega isendid. Ja neid on 1000. Ja nad tekivad kõik, ütleme täna vähem kui aasta pärast. Ütleme 2 nädala pärast. 1000. Nad saavad mingisuguse raha ja siis nad hakkavad hiljukesi vinduma, aga samas kui nende elukvaliteet liigub allapoole, siis nende fantaasiad, mille sees on nii suitsiidi kui kellegi teise mahalöömist, liiguvad tõusujoones. Jah, sest see sinu nimetatud vanusegrupp 30-35, neil on mitte ainult sisse harjunud käitumine, sisse harjunud mõttemall, vaid ka sisse harjunud tarbimisviis ja sisse harjunud laenukoormus. No ja imperatiivne käitumine. Jah, nad on harjunud laenu võtma, eks ole, ja kui juhtub siuke asi, et siuke mees jääb ilma tööta, esimene asi, kus ta jookseb panka. Kas laenu saab, pank ei anna, siis ta hakkab otsima, kus saab mingit SMS-laenu, veel mingit kahtlast värki. Jah, see tähendab, et selle koha pealt me oleme raskes seisus ja vaat nüüd ma tahaks näha, kes kurat näeb siin lahendusi. Ei ole midagi hullu, sellepärast, et vaata, kui nüüd kõik jäävad töötuks ja jäävad nälga ja kõik võtavad üksteiselt laenu, siis kõik ongi kõigile
võlgu ja mis siis, keegi tagasi ei maksa ju. no ja siis tuleb teha lihtsalt üks samm tagasi ja kõik võlad annuleeruvad, see on. Mis sa nüüd, kui kõik annuleeruvad, siis absoluutselt kõik on masenduses. Sina olid mulle võlgu, mina olin sulle võlgu, annuleerime ära ja mõlemad oleme masenduses. Aga nii kaua, kui sina oled mulle ja mina olen sulle, me mõlemad oleme õnnelikud ja unistame, millal need võlad tagasi makstakse. Me saame teineteise peale tigedad olla. Jälle jaga ja valitse. Jaga ja valitse. Nii ongi ja valitseda on tunduvalt kergem rahvast, kes on vaaraole võlgu. Kes on juhum. Ja ega mitte ilma asjata Vaarao siis vastavalt Joosep Juune näole kogunud 7 aastat vilja varasalvedesse selleks, et tasuta pärast rahvale välja jagada ja rahvas oli 7 aastat talle võlgu. Ja see tegi on tööd. üks kohutavamaid stseene üldse, seda ma olen mitu korda lugenud ja tõsi, eesti keeles ainult, võib-olla erinevates variantides, aga sellest on ju ka Lloyd Webberi muusikal tehtud ja seal paistab asi ka kaunis võigas välja, kuigi seda võib teha hästi rõõmsalt ja lõbusalt. Keegi ongi rõõmus ja lõbus tõenäoliselt, ei ole midagi parata. No ja teil ongi siuke, et kui kuskil midagi kaob, siis teises kohas tekib juurde, nii et kui keegi sureb ära, siis pärijad ainult rõõmustavad. Oleneb, mida nad pärivad, kui nad pärivad ainult võlad, siis pole seda rõõmu kaua. Jah, praegu muidugi see bürokraatia värk on üks asi. Reguleeritakse reguleerimatuid asju, nii et neid reguleerimatuid asju reguleerivaid seaduslikke akte saab tõlgendada veel ka, ma ei tea, autokummide lappimise või kosmoselendude või günekoloogia baasil. Jah, aga et rahvas sellel kalal ei näriks, siis visatakse rahvale asendusprobleemid, et need samused mingid kaamerad, mis on iga nurga peal, mis nagu salvestavad autode numbrid, eks ole, vaat see on nüüd rahva jaoks kõige rängem probleem, eks ole, see räigelt rikub inimeste õigusi ja nõnda edasi. Mina näiteks üldse ei häbene, kui mingi kaamera võtab üles mingis andmebaasi minu autonumbri ja on teada, et see kuub, see päev, see kellaeg, mina sõitsin läbi selle ristmiku. Inimesed, kui ma ei sõitnud juhuslikult panka röövima või narkotsi müüma, siis mul pole mitte midagi selle vastu. Ja siin on muidugi ka, vaata, meedias serveeritakse dekoratiivosa, issand jumal küll on õudne, tead, mingi jõil vaatab sealt, mingi jõil vaatab sealt, kõik nad vaatavad mind, kapo tuleb kohe kappadi selja tagant, mind pannakse nüüd vangi, ei tea mille eest. Siukesi hüsteerikuid, vaata, need on kasulikud idioodid. Aga ma tahaksin küsida, kelle korraldusel, kelle allkirjad? Vot polegi teada, et arutatakse küll kaameraid, arutatakse mobiilkõnede salvestus ja mida iganes kõike, mitte keegi ei räägi sellest, aga kes see alla kirjutas, kes andis käsu? Uude Pakk. Jah. Ja ei tea, ei huvita. Isegi see ei huvita, kas ta kurat astus juba tagasi kõrvale ja edasi ülesse. Tead, aga ma küsiks, kes on kasusaaja. Ja kasusaaja ongi kuidas sa ütlesid, fuck Ping. Ja elab Hiinas. Et kõik need kaamerad, värgid ja nad saadavad ju kõik kuskile Hiina serverites ja seal neid andmeid hoitakse. Isegi see kutt, kes Hiina toodangult võttis silte maha ja Made in Germany tasemele kleepis, et keegi saaks rohkem vahelt teha. See on vandenõuteooria. Tegelikult nii ei olnud. Ütleks Hufang Ting. Jah, aga probleem ongi, vaata see küsimus, miks? Me tuleme tagasi jälle selle kuradis sõna juurde, mis käib või lausekese juurde, mis käib mulle erakordselt närvidele aastakümneid juba. Meie teame lahendusi.
miks on teil vaja teada lahendusi, kui me elame juba enneolematult hästi? No seda väideti juba 1961. aastal meile. Aga see lause, et mina tean lahendusi või meie teame lahendusi, tavaliselt seda räägivad need, kellel ei ole võimalus neid lahendusi ellu viia. Jaa, aga võtke ta kinni, andke talle tappa, las räägib välja ja ükskõik, kes viib ellu selle, mis teeb rahval, Eesti Vabariigi territooriumil elavatel elukatel elu kergemaks. Jah, seda nüüd küll, aga tavaliselt mingi erakonna juhtfiguurid, nad ei räägi sellest, et meie programmipunktid, meie pakutavad lahendused on hääd ja vajalikud Eesti rahvale. Ei, nad ütlevad, kas sellepärast, et nad on ausad või sellepärast, et nad on lollid. Nad ütlevad, see on vajalik meie valijale, see on vajalik meie erakonna valijale, see on meie erakonna valijale kasuks. Aga ütled, aga ülejäänud inimesed, kes on teiste erakondade valijad? Need ei ole õiged eestlased. Need tuleks saata. No, ma ei tea, kuhu. No jah, vaat ma ka ei tea, kuhu, aga kuhugi tõenäoliselt saaks ikka saata ka. Ja muidugi see on see õudne värk, et tahad sa või ei taha, keegi on alati vastu. Keegi on alati selle vastu, kes on vastu, teadmata, mille poolt ta on. Kukub sõimama, et see on kaabakas, see on, ma ei tea, Putini käe pikendus, see on EKRE liige, see on, ühesõnaga, ta kukub lihtsalt dekoratiivselt räuskama, nii nagu viisakamas vormis, aga võib mööndusega öelda ka, räuskab meedia mingisuguse emotsionaalse probleemi ümber. Näe jõll, näe teine jõll. Miks? Kes pani? Kelle allkiri on ostulepingul? Kes? Ei, see pole tähtis. Näe jõll, näe teine jõll, näe kapo tuleb. Jäävad, kui inimene tahab ronida kuskile kõrge kännu otsa ja hästi kõvasti karjuda, eks ole, kui ta hakkab karjuma, et mina olen poolt, mina kiidan heaks, seda ei kuule mitte keegi, see ei huvita mitte kedagi. Tunduvalt mugavam on karjuda, mina olen vastu, ma olen Newtoni seaduse vastu, ma olen Eesti kliima vastu, ma olen sääskede vastu, ma olen kõige vastu. Vastaline, see läheb alati peale. See on jah, vaata vanasti oli üks väga kihvt termin, mis ajas siis, kui ta eesti keelde tuli rahva ikka kõvasti naerma. No seal oli neid mitu tegelikult, aga see oli poliitõpikutes igal pool. Kujuta endale ette, kui raadio hüüdlause on meie paljastame ja näitame. No see on sama hea, kui kolhoosi esimees ja agronoom kevadel seemendasid põldu. Ja, see oli, aga samas tekitas see keeles piisavalt palju segadust, sundis inimesi omaks võtma häälitsusi, Stalini suure asja eest, nii nagu... Ja seda küll, aga tead, ma siin ühe korra võtsin vanad ajalehe välja, lõiked välja mingid 70ndate lõpp ja 80ndate algus ja siis artiklid nagu alguslauseid lugesin. Vastavalt NLKP 26. jaanuaris vastu poolteist sõnadest ei saanud aru. Ega jah, see mäluvärk, aga praegugi Andres Raid esmaspäeviti loeb ette siin pealkirju, mida tõenäoliselt märkab ainult tema. No mul on ausalt öeldes füüsiliselt vastik enamikku pealkirju lugeda või suudan ma kontekstiliselt mõista. Kas seda, mis pealkirjale järgneb, üldse on mõtet. Ja pealkirjad on omaette žanr. Täiesti omaette žanr ja kunagi, kui ma olin noor ja loll, see oli
ilmselt 80. algus, kui ma oma esimesed ajalehtiiklid kirjutasin, siis ma kirjutasin mingi nupukese ja mõtlesin pool päeva ja käisin ringi, mõtlesin, panin talle ilusa pealkirja ja läks ikkagi oma pool aastat enne, kui ma sain aru, see mõttetu. Toimetaja tõmbab alati sinu pealkirja maha, sest toimetaja, ta tahab teha oma tööd ja oma palga välja teenida, ta paneb ise pealkirja. Tead, mitmel pool on koguni siuksed jeekimid ennast kohandanud tööle, kes pealkirjadega tegelevadki ja keda kiidetakse, sest nad loovad kas rubriigile või väljaandele oma näo. Ja. Ärge paluge, et ma seda nägu oma lõustaga. Jah, aga vaata pealkirjad on teravad täiesti oma elu, kui sa vaatad Moblast või netist mingid uudisteportaali, ma ei hakka nimetamas, nad ei ole meile reklaamist makstud, siis mina teen veel niimoodi, et ma alguses, mul on hommikul kiire, ma loen läbi pealkirjad, see, mis tundub huvitavam, siis ma pärast üritan lahti võtta ja vaadata, mis seal on, aga kuna ma ei ole harjunud uudistes maksma, eks ole, ma ei ole maksnud selle eest ja ma näen ainult 2-3 lauset, aga mulle piisab täiesti sellest, ma mõtlen ülejäänu juurde või mõistatan ära, saan aru küll, mul ei ole vaja pikalt seletada, ma nii palju ei ole, aga mis ma olen pannud tähele, et sa vaatad selle uudiste lindi ja pealkirja, vaatad läbi, siis vot see oli huvitav, lähen tagasi. Ta on juba kadunud. Issand kutsus ära. Sest ilmselt issand sellepärast, et Eesti ametiasutuste struktuuris ei ole sellist asutust, mis korraldaks tsensuuri. Nii et issand jumal kutsus ära. Ei ole, tsensuuri ei ole. Need on 3 viimast sõna ühes pühas paragrahvis, mille võib iga mats üles otsida meie põhiseaduses. Aga amikusmeus, ma võtsin praegu ekraani lahti pealkiri. PPA. Kasutasime numbrituvastuskaamerate andmeid eesmärgipäraselt. Miks ta peab rõhutama, et eesmärgipäraselt? Ja küsimusega, mis on eesmärk? Vot just. Miks on selline eesmärk, mille päraselt teie kasutasite numbrikaamerate, mis asja ta ütleb, andmeid ja numbrikaamera andmed, näiteks minu telefoni andmed on siin, numbrikaamera andmed on tõenäoliselt ka, võib-olla on koguni manuaal, kus need on eraldi ära trükitud, aga mida te tegite jäädvustatud numbrite andmetega, kas te vaatasite iga numbri eesmärgipäraselt üle või ei vaadanud? Ei, kindlasti ei vaadanud sellepärast, et neid numbritega autosid sõidab ikkagi väga palju ringi ja sellist tööjõudu ei ole mitte kellelgi, et nüüd need numbrid ühe kaupa lahti võtta, vaadata, kes on selle auto omanik, kes on vastutav kasutaja, nii edasi, kas tal relvaluba ka on ja mis taustal see inimesega tegemist. Neid andmeid ei ole võimalik analüüsida, nii et kogu see tohutu andmestik, seda saab kasutada, vot mitte, mis oli eesmärgi mina ütleks niimoodi, et kasutada saab seda vajadusel, kui on teada, et keegi kurjategija see ja see, eks ole, kes oli ärandunud oma pahateoks autonumbrimärgi ja see, no siis vaatame, mis teed ta sinna pankurööviga sõitis. See on vajadusel. Kas sa tead, kes, mis, kus on? Déjà vu. No jaa. On sul kogemus? Jaa. Endel olema marangi pidevalt déjà vu's, sellepärast, et see, mis ümber ringi toimub, teinekord hakkab mõtlema ülega aastal 1977. Jälle! Et mitte kunagi pole sellist olnud ja näed jälle juhtus. Ja, tead, mina sattusin eile või millal see oli pealkirja peale. Prokurör. Petersoni loodav üksus pidi täitma võimu vaakumis armee rolli.
ja ma lugesin mitu korda üle, et seal pidi olema Madissoni loodav üksus, sest 40 000, nagu ma aru sain toona meediaga tutvudes, 40 000 vaata, et juba relvastatud meest. Madisson pandi kinni, aga pande jäi välja. Jaa. Tegemist on prokuröriga. Prokuratuur viimasel ajal, aga võib-olla on ta seda alati teinud, on ikkagi üritanud endale ju paguneid teenida ja mingeid kõlavaid kohtulugusid kokku panna. Ainult, et millegipärast nad kas venivad, nad vinduvad, nad kustuvad, nad sisisevad, aga suuri kangelastegusid eriti nagu ei näe. Ja välja arvatud see Lemberi värk, eks ole, kus muidugi jäi prokuratuuri hammaste vahele kõva korruptant. See on see juuksur, kes tegi talle 7 või 9 euro eest mingi juukselõikuse ja seda juuksurit on nüüd tõesti 8 aastat mööda kõiki kohtuinstantse solgutatud. Mis sa arvad, kas sellele juuksurile peaks mingisugust rehabilitatsiooni mõne teise riigi kulu ja kirjadega pakkuma? Oi, need härrand kurja välja kutsuda, see riik võis kuulda ja abi pakkuda, siis läheb küll pahasti. Aga ikkagi vaata, siin on segadust kui palju, igasuguseid arvamusi ühest ja teisest asjast ja nüüd tahetakse taas, nagu taheti, nüüd on käpp ette pandud, luua relvastatud üksus. Kas need oleksid olnud siis legaalsed relvad või illegaalsed? Kas need kutid oleksid Eesti Vabariigi tegevsõjaväelaste hulgast värvatud või mujalt? Mis laadi ja mis kuradi võimuvaakum? Tead, siin on nii palju segadust mu jaoks, et ma ei imestaks, kui tuleks mu juurde mingisugune kitliga härrasmees ja ütles, et tead, lähme nüüd me paneme su eraldi ruumi niimoodi, et siis saad järele mõelda, mis see oli. Ei, no väga tubli, sa nüüd loetasid, miks, mida, kuidas, kelle jaoks, mis pärast ja edasi sa oleks nagu lugenud prokuratuuri uurimise algatuse määrast. No ei, siin on neid. Mis, aga võt nemad ei kirjuta sinna kas, nad kirjutavad mis. Võimalik ja ma ei ole sellega nii kursis, aga peab ütlema, et see elamine läheb meil väga-väga imelikuks. Ma ei tea, aga minu arust inimese elamine ongi eluaeg kogu inimkonna ajaloo vältel olnud imelik ja imeline, riskantne ja ettearvamatu. Ja nii ongi huvitav, nii peabki olema, sellepärast, et kui su elu oleks absoluutselt päeva järel, tunni järel ette kirjutatud, kuidas ja mismoodi, no siis... Õnneks me just sinnapoole oleme suundunud. AI hakkab kuidagi pidi meie lapsukesi õpetama, et kõik teaksid siitmaalt siiamaani ja teaksid, mis on õige, mis on vale. Ei ole nii lihtne, sellepärast, et vaata neid regulatsioone on nii tohutult palju, kui inimene tahab minna üle põllu ühest servast teise, istutame talle keset põld ühe puu, ta peab tegema väikse ringi ümber puu. Aga kui me istutame selle põllu regulatsiooni ehk puid täis, ta eksibki sinna ära ja teisele poole põldu ta ei jõua. Ja kui palju võib põlvkonna paari pärast tulla ette põie lõhkemisi, sest ei ole manuaali, kuidas, kuhu, millal, kellega, mis asjus. Ja. Oi, Viktor. Nii ongi. Aga tead, lootust siiski on. Sellepärast
et kunagi tuleb inimene sealt metsast välja või ta harjub keerama, hakkab oravaid küttima, mis põit puudutab, põis lõhki ei lähe, sellepärast põis lõhki ei lähe. See on tervisele küll kahjulik, eks ole, võib põhjustada selle uriini ülerõhku, neeruvaagnas ja neerukive, mida iganes kõike, lõhki ta ei lähe, sellepärast et teatud hetkel ta lihtsalt tühjeneb iseeneslikult, rikkudes sellega kehtivat korda. Ja võimalik, et isend kaotab enne seda teadvuse ja siis voolab tühjaks ja siis tulemus on sama. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev. Kas sa nüüd südame kergeks tegid või raskemaks, ma ei tea, aga me tegime seda rõõmsalt ja naeruga ja me oleme väga rõõmsad, et meie tegevust toetatakse. Pöial, jah, ja palun ärge väga palju naerge, võtke asja tõsisemalt ka. Aitäh, et toetate ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.